üldiselt kõikidele spordiliitudele, klubidele, sportlastele see pildis olek on ju ühtemoodi vajalik ja tihti ka ühesugune mure, et tehakse, panustatakse ja siis kuidas pildis olla. Mu soovitus on lihtsalt, et ega võta kodust riiuli pealt oma tavaline digipeegelkaamera, vii ennast natukene asjadega kurssi ja tee ära, et nii lihtne see ongi. Kõigepealt peab enda spordikogukonnale huvitav olema. Ehk siis näiteks minnes kuskile võistlustele Euroopas, siis kui sa saad sealt lihtsalt lakoonilisi tulemusi, et selline tulemus on üks asi, aga kui sa saad koha pealt peaaegu reaalajas autentset pilti oma teada-tuntud sportlaste vahetuid emotsioone, kirjeldusi, nii edasi, siis seal ei pruugigi nii palju seda uudisväärtust olla, aga see on nagu huvitav nendele spordifännidele ja emadele, isadele, naabritele, nii edasi. Siis kui rääkida rahvusringhäälingust, siis seal peab olema sportlik uudis sees, et meil on siin tore ja vahva ja läksid hästi mängud või etteasted, et see ei ole otseselt uudis, et siis kas see sportlik uudis siis on või ei ole, siis sõltub sellest sportlase saavutusest muidugi. Siis online meedia alati müüb loomulikult ja kõigile müüb hea sportlik saavutus ja see on nagu uudisväärtus omaette. Aga müüvad ka purunenud reket, katkised ujumispüksid, midagi nii-öelda võib-olla pisut naljakat või dramaatilist, et sellest online meedia tihti suudab genereerida nagu huvitava pealkirja. Et oluline on tänapäeval ikkagi see kiirus. Et kui sul midagi juhtub, sünnib, et kui sa selle otse üles võtad, otse oma spordialaliidu Facebooki ja koos pressiteatega manuses YouTube'i lingi välja saadad, et kui see juhtub kohe, siis on see huvitav. Esimene koht on oma Facebook, ehk siis jõuda sellele oma kodukonnani, et kui sa nagu oma fännidele ja oma sportlastele pole huvitav, siis ei saa eeldada, et kellelegi teisele oleksid huvitav. Siis sõltub nagu sündmusest või selle uudisväärtusest, nii-öelda see sportlikust uudisväärtusest, kuhu teda veel tasub saata. Ja eelnevalt muidugi tasub kokku leppida, siis online ajakirjanikega ja ajaleheajakirjanikega ja ka siis telekanalitega, et see neile üllatusena tuleks ja läbi rääkida ja küsida, mis oleks huvitav, kas oleks huvitav. Ja me nüüd teeme selliseid materjale siit, et võimalusel soovi korral saame neid saata, et see on läbirääkimise asi. Ja tasub siis kuulata professionaalide nõuandeid, et kui siin rääkida telesse materjali tootmisest, siis kindlasti eelnevalt ühenduses olla ja operaatoritega ja inimestega läbi rääkida, et millised seadistused peavad olema kaameras, et kõik on väga lihtsasti tehtav, aga on ka lihtsasti saab mööda panna. Sellised tehnilised nüansid, et kui me nüüd räägime kuskil välismaal olles võistluspaigal video ülesvõtete tegemisest ja nende laadimisest, siis jälle üks ettemõtlemise koht on see, et peaks olema meedia akrediteering, sest videote üleslaadimine tavanetiühendusega kestab tunde. Aga meedia akrediteeringuga saad võistluskohast üldiselt nagu kiire interneti ligi, kus siis lühikesed klipid, minuti-kahesed klipid lähevad mõne minutiga ülesse. Ja esimene koht, kuhu ta läheb, on oma YouTube'i kanal. Et see on lihtne, et kui sul on klipp valmis, siis kaamerast mälukaart arvutisse ja üleslaadima ja 5 minutiga on asi seal üleval. Aga see on resolutsioonilt ja kvaliteedilt nagu madalama tasega, et see kõlbab panna siis Facebooki linkidesse või siis online pressiteadete juurde lihtsalt link panna, kus siis seda saab jagada. Aga kui telest räägime, tele on huvitatud ja on eelnevalt kokku lepitud, siis on nende omad FTP kanalid, siis kuhu selle asja peaks üles laadima ja sinna läheb kõrge resolutsiooniga materjal, siis see võtab üldiselt kauem aega ja selleks oleks ilmtingimata vaja kiiremat internetti. Kui võistkond või sportlane läheb kusagile võistlusreisile, siis meie oludes pahatihti ei saa eeldada, et sinna ajakirjanik kaasa läheb. Et siis, mis välja tuleb, teinekord tulebki väga hea sportlik sooritus tuleb sealt ära,
aga siis, kui sul on midagi öelda, sa lihtsalt ei pääse pilti, kuna seda pilti ei olnud keegi sealt üles võtmas ega talletamas, et see on see murekoht, mida on tegelikult ise väga lihtne lahendada. Videointervjuude tegemiseks põhivahendid siin samas laual, et tavaline digipeegelkaamera, hinnad alates 400–500 eurot, täiesti piisav. Lamp peale, see on siin nüüd natukene juba selline poolprofessionaalne lamp, aga saab täiesti piisava 100 euro eest. Üks jalg, samamoodi 100 eurot, paned jala peale kinni. Mikrofon on ka, juhtmega mikrofoni saab samuti 6–70 euroga ja põhivahendid on valmis.